Hans Christian Aavik. Hans Christian Aavik. Ta on väga andekas ja ta on Eesti muusikutest, ma arvan, üks uus nivoo. Kui Eesti Pillifondil ja perekond Sapožninil on aastast 1600 pärit Giovanni Paolo Maccini viiul, siis kes veel peaks sellel mängima, kui mitte Hans Christian Aavik? Selliseid muusikuid nüüd peab tõepoolest toetama igat pidi kui võimalik. Andma kõike selleks, et ta saaks rahvusvahelistel lavadel ennast maksma panna, sest tal kõik on olemas. Potentsiaalselt see võib olla üks suur visiitkaart meile. Erinevaid preemiaid ja võite rahvusvahelistelt konkurssidelt on Aavik koju toonud sama palju, kui mõnel on lusikas suus käinud. Aga Aavik pole mingi kassiir, tema jaoks on tähtis asja olemus. Kõige ägedam aeg minu jaoks on pigem see protsess. See, kui ma näen, et miski on minu jaoks väga keeruline ja läbi siis nädalate ja kuude mingist hetkest see saab minu jaoks vägagi lihtsaks. Küllap vana Sapožnin end natuke ka hauas pööras, kui nägi, millise surve all oli tema viiul Eesti Vabariigi sünnipäevale pühendatud kontsertetendusel. Aavik aga jääb laval alati rahulikuks, ka siis, kui kolm on katkenud ja mängimiseks on jäänud vaid üks keel. Minu missioon on kindlasti tuua muusikat nii paljude inimesteni kui võimalik. Ja et nad leiaksid sellest ükskõik, mida neil sellel hetkel on vaja. Kas neil on vaja suurt rõõmujoovastust, kas neil on vaja lohutust. Kui saalis on 2 inimest või kui saalis on 2000 inimest, lõppude lõpuks ma olen õnnelik, kui nemad on õnnelikud. Ehkki kõrvalt vaadates näib kõik väga lihtne, pingutus ei paista, ei tule selline tase ise. Hetkel pole aega loetleda, kus ja kelle käe all Aavik on seesuguse võimekuse saavutanud. Päeva lõpuks loeb vaid see, kas inimene on valmis sellist kadalippu läbi tegema või ei. Ja kas ta on valmis suurelt unistama. Mul on väga palju unistusi. Võib-olla rohkem isegi kontserdisaalidest on need mingid teosed. Tahaks kõik Mozarti viiulikontserdid ühel kontserdil esitada. Unistustel on suur mõju. Ja ma arvan, et ilma eesmärgita ja ilma suurema eesmärgita me jääme väga tihti kinni oma väikestesse mõtetesse. Mida suurem unistus, seda lihtsamalt tulevad väiksemad unistused.